ma loen Luuka evangeeliumi 18. peatükist ja algan 9. salmist. Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus selle tähendamise sõna. 2 inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi: oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Ma paastun 2 korda nädalas, annan 10 kõigest, mis ma saan. Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, et tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine, sest igat üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, aga kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Aamen. No kiitus Jumalale, et Jeesus ütles siin, et ainult mõned on sellised, kes nii tähtsad on, nagu siin see tölner sellel hetkel oli. Aga isegi ei tasu olla selle mõne hulgas. Mõnedele, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged. Ja vaata see täna, see esimene mõte, mida näed siit oleme lugenud, see tegelikult puudutab meid kõiki. See puudutab meid üksikult igaüks, me võime vahest minna nii enesekindlaks, et meie oleme need tublid. Me kogudusena võime minna niisuguseks tähtsaks, et me oleme paremad kui teised ja me riik võib minna uhkeks ja me pere võib minna uhkeks, et kuule, et me oleme ikka tublimad kui teised ja lihtsalt Jeesus nagu hoiatab selle koha pealt. Ütleb, et kes ennast niimoodi ise ülendab, seda alandatakse. Siin issanda ees olles ühel päeval selle nädala sees sain nagu ühe sellise pildi, et me tähistasime praegu seda Eesti iseseisvust. Ja ma nägin äkki, kui halvad sõnad on mõlemad. Ise ja seisvus. Mõlemad on halvad sõnad. Kes arvab seisvat, vaata, et sa ei kuku. Ja kui sa veel ise seisad, päris paha kombinatsioon. See oli, kui Eesti Vabadus teist korda tuli, siis oli väga selge profeteering, et meie võimalus oleks valida tee, et läheme koos issandaga. Mitte ise, vaid koos issandaga. Aga me näeme seda, et me rahvas nagu seda otseselt niimoodi ei tahtnud. Ütleme, et üks osa rahvast on tahtnud ja ma usun, et täna meie ka. Me ei taha siin olla mitte mingisugused iseseisvad, vaid me tahame, et Jumal oleks meiega, et tema meid hoiaks hoopis püsti. Et tema oleks meie tugi, et tema oleks meie aitaja. Ja sellepärast, kallid, nii see on. Aga me näeme sedasi, et kui Jeesus räägib seda, ta räägib sellel hetkel sellele uhkele Iisraeli rahvale. Samamoodi, kes olid seal ja nad käisid pühakojas, nad palvetasid, mõlemad asjad õiged. Palvetada on õige, pühakojas on õige käia, aga sa oled palvetamas ja oled pühakojas ja teed kõike valesti. Ja sellepärast, ega see oht on praegusel hetkel täpselt seesama. Ja kindlasti on see nõnda ka, et kui meie riigi peale mõtleme, siis on seda uhkust ja seda enesekindlust ja kuidas nagu teiste alandamist ja isegi suurte alandamist ja kuidas see tuleb nii kergesti praegusel hetkel ka me juhtide suust välja. Tänu Jumalale, et mõnel juba hakkab natuke see asi nagu kohale jõudma, et kõik ikkagi nii ülbed enam ei ole. Ja tänu Jumalale isegi me presidendi eest, kes on juba palju leebemaks praegusel hetkel nagu muutunud. Kas või see kirikute koguduste seadus juba 3 korda ta on seda tagasi lükanud ja läheb see Riigikohtusse. Ja nüüd on vaja, et meie kohtunikud ei oleks ülbed, vaid et nemad oskaksid tegelikult käituda niimoodi, et kuidas on Jumala ees õige. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et elame selles riigis ja see, mis sünnib meie riigiga, see puudutab ju tegelikult meid kõiki. Jah, eks me alati võime nii mõelda, et alati ka nendes eriolukordades Jumala arm on meiega niikuinii veel eraldi, aga me tahtmine on see, et isegi ka meie riigil läheks hästi. Aga see saab minna hästi siis, kui me alandume tegelikult Jumala ees. Nüüd on nii, et mis see variser tegi, kellest Jeesus jutustas? Ütles, et see vaatas ennast ja vaatas teisi. Ennast enda heaks, teised mõistis hukka ja
ja kallid, sellepärast on see nii, et kes me täna oleme siin, ärme keegi kohut teiste üle mõista. sest et sõna ütleb väga selgelt, kui me mõistame kohut teiste üle, siis selle kohtuga mõistetakse meile ka. ja sellepärast on see nii, et lihtsalt paratamatu lugu on see, et Jumal ei luba tegelikult meil olla kohtumõistja, tema on see kohtunik. ja sellepärast on nii, et kõik kohus on antud tegelikult tema kätte, usaldame Jumalat, et ta teeb õieti teiste inimestega, ta teeb õieti riikide ja rahvastega ja sellepärast on see nii, et meie asi tegelikult ei ole seda kohtu otsa nagu enda kätte haarata. ja sellepärast nii see on, et see variser enda teod, nägi, et kõik on hea ja teiste tegusid hindas ta nii. Aga me näeme sedasi, et Jumal üldse nagu selle peale nii ei vaadanud. Mida tegi Tölner? Tölner tegelikult ei teinud tegemist teiste inimestega. Ta ei tegelenud selle variseriga, kes seal palvetas, ei mõistnud teda seal hukka, et miks sul nii hästi on ja miks sa nii rikas oled või miks sul kõik need niimoodi lood on. Ei, ta ei tegelenud teise inimesega, vaid ta tegeles endaga, ta ütles, et Jumal, ole mulle patusele armuline. Tähendab, vaata, tal oli selline andestav suhtumine teiste inimeste koha pealt. Ja ma ütlen sedasi, et ma usun, et me kõik, kes me oleme siin, seda viga me oleme teinud nii, küll me oleme teisi paika pannud. Mõõtnud, miks nad ei käitu nii, miks nad ei ole. Ja seda on nii palju, seda on meil peredes, seda on laste koha pealt, see on abikaasade koha pealt, no see ongi, sageli on ka see selline, ütleme, abielude lagunemise põhjus, sellepärast, et pole nii tubli mu kõrval, kuidas olla võiks, vaata, kus mina nii tubli ja sina sellepärast nii tubli oledki, et seda teist viletsat aidata. Sa pead hoopis nagu seda pidi mõtlema. Aga me vahest mõtleme sedasi, et mul on sama tublit sinna kõrvale vaja. Tühjagi ei ole vaja. Küll Jumal teadis, keda sul kõrvale lubas ka tulla ja keda sa võtsid ja sellepärast on see nii, et ja Jumal saab nendes olukordades tegelikult väga hästi ka aidata. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid tegelikult Jumal, et me ei oleks nagu ütleme, tegelemas täna, kui me oleme ka siin Jumala kojas, me oleks teistega tegelemas. Me oleme tegelikult sellel superarmu ajal, sest et vaata, lihtsalt usuõigus, mitte käsuõigus. Ja kõik meie patud ja puudused ja saab Jeesuse vere alla panna ja mõtlen muidugi selle superarmuga, hiljuti veel kuulasin ühte jutlust ja vaatasin ikka, ikka parasjagu üle vindi selline superarmu jutlus, et umbes, et ela, kuidas tahad, jääb enam-vähem selline mulje, et peaasi, et sa oled päästepalve palunud, et sa oled Jumala laps. Sest et sellise põhjendusega umbes nii ka, et meil on ju ka igasugu lapsi, et on need üleannetud lapsed ja armastame neid ka väga ja kes teevad palju pahandust ja ikka armastad ja tulebki armastada. Aga see ei ole tegelikult nagu selline õigustus selle koha pealt, et me just sellised siin selles maailmas oleme, et me oleme teatud mõttes ühed parajad niisugused isepäised ja tülikad ja võiks ütelda vastikud tegelikult teiste jaoks oma elu ja käitumisega ja teised peavad kõigega sellega leppima. Ja sellepärast on see nii, et see eeskuju, mida nüüd siin ütleme, see lugu meile, mida Jeesus ütlustas ja rääkis, on see hoopis selline, et tuleb ise alandada ja küll siis Jumal meid tegelikult ülendab. Ja sellel hetkel ta ülendas seda variseri selles jutus ja need kuulajad said selle jutu siis väga otseselt kuulda. Aga nüüd ma mõtlengi, et kust pidi ma nagu selles asjas edasi liigun, sest et mul on üsna mitmeid selliseid erinevaid asju, mida nädala jooksul olen nagu saanud ja tahaks nagu võib-olla peaaegu nagu kõiki jagada, aga kõike niikuinii ei jõua ja sellepärast lihtsalt vaatan kella. Ja ma usun sedasi, et aidaku nüüd Jumal niimoodi, et saab räägitud täna neid asju, mida meil on vaja. Sellepärast, et me oleme need, ütleme, kõik erinevad inimesed, kindlasti on niimoodi, et erinevad sellised sõnumidki oleks võib-olla vaja ja et mis oleksid meile täna just ka abiks. Mul oli nii, et ma lugesin ise ja sain ühe ilmutuse nagu selle koha pealt, lugesin Jakobi siis, kellel oli 12 poega, tema neid viimaseid õnnistussõnu, mida tema oma poegadele enne oma surma ja oma lahkumist rääkis. Ja ma olin natukene nagu hädas sellega, et ma liiga vähe saan aru, mida ta rääkis. Et midagi nagu saan aru, sellepärast, et ma ei hakka praegu seda lahkama, et mida ma sealt aru sain või mida ma päris aru ei saanud. Ja sest, et aga ma sain vastuse selle koha pealt, kui ma küsisin, et aga et miks Jakob niimoodi rääkis oma poegadele? Aga seda pojad said küll aru, miks ta nendele nii rääkis. Et vaata, ta ütles igale ühele ja selles oli, kuidas ütelda, sellist isa isiklikku ja ta, kuidas ütelda, ta ei paljastanud võib-olla nagu nii mõttetult nagu teiste ees, vaid ta ütles talle, isegi kui Jeesus ütleb, tal oli ka 12 jüngrit, eks, ja Jakobil 12 poega, Jeesus ütleb oma ühele jüngrile Juudale, et tee ruttu, mida sa teed. Ja teised ei saanud aru, mida seal ruttu peab tegema.
mõtlesid, et kas vaeseid tuleb ruttu aidata või midagi veel ostma minna, et midagi on puudu ja mõtlesid, et mõtteid. Tegelikult Jeesus ütles, et no mine tee nüüd kähkuse ära, et sa mind ära annad. Et tegele selle asjaga. Mitte keegi ei saanud sellest asjast aru. Vaata, kui isiklikud on tegelikult jutud. Ja sellepärast on kallid nii, et täna ka võta täitsa rahulikult ja oota issanda käest seda isiklikku sõnumit, mida issand sulle tegelikult anda tahab. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on tegelikult rääkimas. No nii, nüüd on nii, et iga põlvkonna ajal, üks selline järgmine mõte ja pilt, mida tahan ütelda siin on see, on vaja, et meie isiklikult kogeksime sedasi, et näeme Jumala tegusid, kuuleme Jumala häält, teeme ise usutegusid, et see usuasi oleks meile isiklik asi. Et me ei elaks ainult piiblilugudest. Et noh, et Iisrael läheb merest läbi ja noh, ütleme need momendid, et meil on need lood ja noh, ütleme, et räägime neid ja ütleme, et nüüd kõik koos usume, sellepärast, et siuksed lood on piiblis kirjas. Kallid, väga tähtis on see, vaata, kui surevad, ütleme, seal sureb Joosua ja Eleazar, ütleme seal ka see, kes oli siis sellel hetkel selleks noh, preestriks, ülempreestriks sellel hetkel Aaroni poegadest. Pärast seda me näeme sedasi, et see rahvas, kes ei olnud Jumala tegusid tegelikult tundnud ega näinud, see taganeb tegelikult usust ära. Ja sellepärast see on niivõrd oluline tähtis asi, et ka see aeg, kus meie praegusel hetkel elame, siis et meie põlvkond, kes me oleme elamas, et me võiksime just noh, meil on omad asjad, ma usun sedasi, kes me vanad usklikud oleme, et meil on neid asju, mille peal usus juba olla. On neid asju, mis on olnud ja Jumal on kinkinud ja näeme praegu ka veel, aga väga tähtis on see, et meie lapsed, järeltulev põlvkond, isiklikud asjad saaksid. Et nad ei elaks ainult tegelikult vanemate usust, sest et tegelikult on nii, Jumalal lapselapsi ei ole. Õnnistus jääb küll lapselastele, aga Jumalal on siiski alati lapsed. Ja sellepärast on see niimoodi, et sa ei ole mitte Jumala lapselaps, vaid Jumal tahab, et sa oleksid tema laps, oleksid tema poeg ja see on väga lähedane ja isiklik tegelikult suheasi, mis peab tegelikult olema. Nii et nii ta on. Ja need raskused ja asjad, mis sellest maailmast üle käivad, mis siin praegusel hetkel on ühtäkki jälle nagu tõusnud, sest sõjaoht on paljuski maailmas suurenenud, siis Jumala sõna ütleb meile, et tuleb raskeid aegu ja nende viletsuste kaudu läheb see rahvas siit sellest maailmast ka Jumala riiki. Nende mitmete viletsuste kaudu, nagu Paulus isiklikult ütles, tuleb minna ja Jeesus räägib samamoodi, et on need rasked ajad, aga see on see aeg ka tegelikult, kus Jumala rahvas peab kasvama, pühamaks saama, puhtamaks saama, kõik need asjad peavad tegelikult sündima ja sellepärast aidaku meid Jumal, et see meid ei heidutaks, vaid et see aeg ongi see tegelikult meie aeg, kus meie kujunema peame. Nii kui ütlesin, et me elame sellel superarmu ajal, aga nüüd üks järgmine hoiatus selle koha pealt, sest vaata, see on see tõesti selline usuõigus ja saad kõik andeks ja kõik on nagu korras, saad selle seisused, kuulud taevasesse olukorda ja Jumala perekonda ja noh, ütleme, et väga palju nagu ühtäkki sündinud. Aga väga tähtis on see, et me sellel superarmu ajal ei jääks ilma Jumala armust. Ka see on võimalik. Sest et no ütleme, Mattiuse 18, seal, kus need kaks võlgnikku. See üks suur võlgnik saab super suure andestuse, kogu see 10 000 talenti või mis tal seal oli, eks, võlgu, see andestatakse talle lihtsalt kõik. Ja siis see 100 teenarit, mis ta kaassulane võlgu on, seda ta oma kaassulasele ei andesta ja ta kaotab tegelikult kõik. See super andestus lihtsalt nulliti. Ja noh, ütleme, täielik, noh, ütleme, Jumal tõukab lihtsalt välja kõige äärmisemasse pimedusse ja raskemasse olukorda, mis iganes olla saab, just selle tõttu, et ise ei oldud andestav. Ja sellepärast täna ka, kallid, väga tähtis on nii, et kõikidele andestada. Andestamise põhjuseid tuleb maailmast praegu aina juurde, sest iga sõdagi tekitab, mis on rahvaste vahel, andestamise põhjuseid juurde. Seal on praegusel hetkel, et kui mitmed riigid, kuhu on praegusel hetkel raketid lennanud sealt ka Iraani poole pealt ja kõigil on praegusel hetkel probleeme, sest et ei olnud niimoodi, et igale poole sealt ümberringi lasti. Aga praegusel hetkel on paljudesse kohtadesse ja lastakse nende sõprade pärast eriti, kes sinna kohale on läinud, eks. Ja sellepärast on see nii, et aga see kõik nõuab tegelikult andestamist, sest et Jumal tegelikult oma reegleid ei muuda. Ja sellepärast, kui me tahame andeks saada, nii palju, kui me suudame andeks anda oma võlglastele, nii palju ka issand andestab meile ja kui ei andesta, siis me kaotame kõik. Nii et jäta täna meelde sedasi, et andestamine on nii oluline asi ja sellepärast on see nii, et me peame läbi mõtlema kõik. Kus meil on mingisugune selline tunne, et ei saa andestada, siis seal on lihtsalt meeleparanduse koht. On see õde või vend Kristuses,
meeleparanduse koht, kui on andestamisega raskusi, on see, nagu ütlen jälle, ütleme, et abikaasad ja pered ja ütleme, kõik need lähedased ja töökaaslased ja naabrid ja kõikidele tuleb andestada. kristlased ei tohi naabritega sõdida, ei ole vaja kutsuda, et kutsume TV3 kohale, et tehke ka veel pilt juurde. vahest inimesed eksivad tegelikult sellega, kohutavalt tegelikult eksivad. Need ei ole meie lahendused. ja sellepärast, kallid, nii see on, et me peame olema need, kes me tegelikult andestame ja sellepärast on see niimoodi ja kui me oleme need, kes me andestame, siis me võime kindlad olla, et meie tegelikult häbisse ei jää. Kuulekus, selline järgmine asi, mida nimetan, ja eriti kuulekus Jumalale on tähtis. Me vahest pigem oleme niimoodi, et alistame kuskil inimestele, mida Jumala sõna ütleb, et alistuge Jumalale. Saate aru, Jumalale tuleb anistuda, aga keegi inimene midagi ütles ja meil on kähku niimoodi, et tahaksime nagu selle järgi teha. Vale. Ja isegi kui prohveteerib, katsuge vaimud läbi. Selle koha, meile on öeldud, prohvet võib ajada mis juttu tahes, see on tema probleem. Aga meil on öeldud, et katsud vaimud läbi. Kas võtad need prohveteeringud vastu või ei võta? Ja sellest palju valeprohvetid on läinud sellesse maailma ja sellepärast ja Jumala vaim saab ka prohveteeringute koha pealt. Meil võivad olla vahest mõned prohveteeringud, mis meeldivad kangesti, tahakski, et need oled. No valdavalt on niimoodi, et ikka kui ette ritta kutsutakse, ma olen näinud ikka valdavalt, ikka midagi head räägitakse. Ma olen seda ikka tähele pannud, et ega siuksed väga palju siuksed väga kurjasid prohveteid siin koguduse keskel ei ole. Aga vahest on kuskil need kurjad prohvetid ka, kes hirmutamist räägivad. No nii selle lugu on. Ja sellepärast ära ole üldse kärmas nendes asjades, sul peab ikka selgus olema ka, kui sa teisele midagi nii väga otsustavalt tahad ütelda. Ja sellepärast aidaku meid Jumal nende asjade koha peal. Nii et ja kindlasti see, ütleme, et andestamine ja armastus käivad koos, tuleb armastada Jumalat ja tuleb armastada ligemist. Ja sellepärast on see nii, et isegi vaata, kuidas on, et armastad vaenlast. Kui vennal on midagi sinu vastu, sina lähed ja püüad seda asja korda seada. Ega alati ei saa, sest et ikka, kui tüli on majas, vahest on niimoodi, et teine pool ei taha. Aga proovida ju võib, et nagu sellise omapoolse pakkumise teha. Ja nüüd meil on õppida issanda käest. Ta on ristil, ta palub, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Täielik andestamine kõikidele. Kõik need juudid ja roomlased ja see rahvas ja kõik, kes seal teda ära lükkasid ja vastu ei võtnud ja täielik andestamine. Ja sellepärast, kallid, sealt on õppida ja nii kui, ütleme, ja meil on probleeme Eesti rahva koha pealt, meil on probleeme koguduse koha pealt, meil on, ütleme, probleeme peredes vahest. Aga teate, mis variandist tuleb paluda? Meie vormis. Anna Jumal Eestimaale andeks. Anna Jumal sinu rahvale andeks, et me elame patuelu ja meil on valed asjad. Ja anname perele andeks. Ära eralda ennast kuskilt ära. Neeme palvetas täpselt niimoodi. Isa, anna andeks, meie ja mu isa sugu ja meie oleme pattu teinud. Mitte sedasi, et kuule, et seal Jeruusalemmas mingid patused ja sellepärast seal paha olukord ja vaid, et nüüd on vaja minu abi, et ma lähen sinna seda müüri üles ehitama. Kohtumõistjate raamat on selline huvitav raamat, mis räägib nagu lainete kaupa nagu sellest, et kuidas see rahvas vahepeal taganeb Jumalast ja vahepeal tuleb jälle Jumala juurde tagasi. Ja seal oli üks selline huvitav lause, mis mulle meelde jäi, oli see, et see rahvas oli tihti peale nagu, ütleme, õigel teel nii kaua, kui kohtunik elas. Suri ära, siis nad eksisid ära. Aga kallid, ma sain ilmutuse. Meie kohtunik elab. Jeesus elab. Ja meil ei ole mõtet üldse ära eksida. Ja sellepärast tema elab igavesti. Me ei pea mitte kunagi eksima. Meie tee läheb aina valgemaks. Sellepärast, et meid ei ole jäetud nagu sellise olukorda, et kuule, et meil oli üks hea nõuandja kohtunik, kes õigust mõistis ja kuidagi asja ära lahendas ja näed, teine ära surid. Kallid, me Jeesus on surnust üles tõusnud ja sellepärast on siin, me järgime teda. Ja meil on elu valgus, keda me jälgime, sellepärast kiitus Jumalale, et see on lihtsalt võimas ilmutus, kui me sellest selliselt just ka aru saame. Ja nii ta on. Muidugi on kurb asi, mis seal, ütleme, kohtumõistjate raamatus me näeme väga palju korduvalt on see, et rahvas hakkas ohverdama teistele jumalatele. Ma usun sedasi, et meie vist väga teadlikult, kes me oleme Jumala rahvas, teistele jumalatele ei ohverda. Ma mäletan, et kord käis mul siin palvele juures üks niisugune universaalmees, kes korjas MTÜ-dele raha. Ja ta korjas kõikidele.
ta oli veel nii äge vend, et ta ei korjanud mitte mingisugusele üksikule, et tal oli terve nimekiri, ütles, ma võin kõigile esindada praegusel hetkel, et sina ainult annan raha ja ma annan sinna. ma ütlesin, et ei, mina niimoodi anda ei taha, mina ei tea, kus sa selle paned, et selle raha lõpuks, et annad sa nendele või teistele või kolmandatele, aga käis mööda linna ja tal oli selline lahendus oli olemas. ja siis ma ütlesin tõesti, ta ütles, et no kas sa siis ei taha neid mittetulundusühingud aidata. ma ütlesin, kust ma tean, mis nad teevad nad head või teevad nad kurja. sellepärast, et ikkagi täiesti on vahe vahel, sest osad ikka teevad tõesti kurja. Siukest moraali levitavad ja valesid asju ja sellepärast on niimoodi, et ma ei taha, et minu raha iga altari peale läheb. ja nüüd on see selline lugu, et mingis mõttes meie raha, kas või meie riigivõimu kaudu, kindlasti läheb nendele altaritele, noh, et mida me ei tahaks. ma usun sedasi, et kui meil oleks vabadus valida, kas sa tahad relvatööstusesse olla annetaja, noh, ütlen, kuule, mina sellega ei tegeleks, et jään nagu kõrvale, leian sedasi, et seda ei eeldanda, võid täiesti olla nagu selliselt koha pealt ja noh, ja selliselt, et eks ja noh, ütleme, ja paljud asjad on sellised ja kõik need moraalsed asjad ja mis siin on, hetkel on niimoodi, et noh, meil on nagu maksud, need lähevad sinna, meil nagu kõiki asju üldse nagu teadlikult ei tee ja sellepärast on jälle, tuleb meie vormis nagu andeks paluda. Jumal, sa näed, et meil on hetkel niisugused juhid, kes lihtsalt käituvad niimoodi, et mulle see kõik ei meeldi, aga maksud on kohustuslikud, maksame igasugu makse ja värke ja kõikide pealt midagi siin riigis toimetatakse ja ega seal me enam kätt vahele panna ei saa, kas meile kõik see meeldib või ei meeldi. ja sellepärast on nii, et eks Jumal näeb ka seda, noh, ütleme, et seda keisrile minevat maksu, et ega need keisrid alati seda tarka asja ei tee ja sellepärast aidaku Jumal, et kui me toome Jumala riigile, et siin tehtaks neid asju, mis on Jumalale meelepärast. ja sellepärast, et ka see on tegelikult väga, väga oluline tähtis ja sellepärast on see nii, et ja käitu ise ka siin selles maailmas õieti. nii et selliseid mõtteid issand ees olles sain. aga nüüd tulen nagu selle superarmu mõtte juurde veel, nagu selliselt, mis mus hakkas nagu väga kuidagi nagu keerama, et ma leidsin, et ma teisiti ei saa ja hakkasin neid kirjakohtasid kirja panema ja jagama seda, sest et vaata nagu vastandiks sellele, et justkui meil, et kui me nüüd oleme saanud Jumala lapseks, et meil nagu eriti mitte midagi tegelikult teha ei ole. aga ma täna nüüd hakkan lugema neid üsna palju neid kirjakohtasid, mis on Uues Testamendis, mis räägivad meile seda, et meil on tegelikult tegemist küll, et me peame tegelikult olema need, kes me teeme enda juures ikkagi üsna tõsiselt tegelikult tööd. Ja võtan näiteks kohe esimeseks lahti sellise salmi, mis on 2. Korintuse 7:1, lehekülg 220, peab olema minul. ja siin on öeldud nõnda, armsad, et meil on nüüd niisugused tõotused, siis puhastagem endid ihu ja vaimu kogu rüvedusest, täiustades oma pühadust Jumala kartuses. jah, Jeesuse veri teeb puhtaks meid kõigest patust, vahepeal räägitakse, ise me ei saa mitte kui midagi teha, aga nagu ikka midagi saab teha ka, seal on, ütleme, Hebra kirjas on öeldud, et me paneksime maha kõik koorma ja meid takerdava patu. mitte, et Jeesus seda paneb maha, vaid Jeesus on lunastanud, ta on maksnud meie eest, andestus on selle kaudu, see on kõik sealt. aga meie elus on tegelikult see osa, mida meie tegelikult peame tegema. ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal ootab seda, et meie puhastaksime iseendid, et me ei oleks valede asjadega seotud. Siin me palvetame haigete eest ja osade koha pealt on niimoodi, et täielik null, ainult halvemaks läheb. ja just hiljuti, kui lugesin Jumala sõna ja õigemini see oli just Andrei ühte jutlust kuulasin ja see jutlus oli sellest, et milliseid asju ei tohiks kodus olla. Ja siis ütleme, need igasugused neetud asjad, okultsed asjad, millega on siis ebajumala teenistus tehtud või ütleme, teatud sellised asjad ja osad on otseselt ära nõjutud asjad, mida teistele inimestele tahetakse kaasa toppida. Ja ma ütlen sedasi, et valdavalt inimesed ei pööra väga palju tähelepanu sellele, mis asjad su kodus on. Aga need asjad, mis on su kodus, võivad olla sageli, no ütleme, Derek Prince'i see õnnistus ja needus väga hea raamat, mis aitab nagu selle koha pealt silmi avada, et nagu üldse nagu seda mõista. Üks õde andis hiljuti, mulle isiklikult tunnistuse, nähtavasti see tuleb laiemale ka veel välja, ta siin Eestimaal levitab nähtavasti varsti seda. Aga ta ütles sedasi, et temal oli nii, et ta käis, ma ei tea, väga palju kohti, kus ta käis kõik vabastuskoosolekud läbi ja abielu 0. Käis see 20 august, üks aasta, kui meil oli siin ka, Liina oli siin ka ja ütles, et ühe korra lasin paluda ja teist korda lasin paluda, aga täielik 0. Mitte mingisugust tulemust. Ma ei saanud aru, et teised saavad justkui abi ja mina ei saa.
aga ta sai abi ja ta sai abi selliselt, et üldse interneti kaudu üks Kanadas olev vabastaja, kellega ta suhtles, tähendab, pead keelt ka oskama ja saad seda teha. See ütles ühel hetkel, et võta oma telefoni ja näita kõike, mis su kodus on. Keera 360 kraadi, näita kõike, mis sul on. Lihtsalt tahtis näha seda tuba, kus sa elad ja oled. Ja leidis sealt ülesse selle neetud koha ja selle raamatu ja asjad või mis seal olid. Ütles, et kui need said välja visatud, siis tuli vabadus. Aga teate, kallid, ma ei ole üldse paljude kodudes käinud ja üldse ma see tark ei ole, et kohe seal need üles leida. Kallid, püha vaim on, kui sa oled Jumala laps, sinu kodus peab olema see tark, kes annab sulle vahest märku selle koha pealt, et kuule, see on üks jama asi. Ja reeglina on niimoodi, ega need jamad asjad väga kergesti välja minna me eludest ei taha ja need tahaksid nagu, kuidas ütelda, püsida. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen, et seda puhastagem endid ihu ja vaimu kogu rüvedusest ja see puudutab ka kodusid. Efesoses oli nii, et need inimesed, kes tulid päästmisele, seal Apostlite tegude raamatus, nad tulid ja põletasid ära oma nõiakunsti raamatud. Nad ei müünud neid edasi, et vähemalt raha tagasi saada, sest kindlasti raamat oli kallis ka sellel ajal. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et nad põletasid need ära, nad viskasid need minema, nad loobusid. Ja sellepärast on see nii, et täna lihtsalt ütlen sulle seda, et üks osa ja vaata, ei tule mina seda sinu kodust välja viskama, ei tule mitte keegi, võiks ütelda, ja see, mis on nagu selline isiklik, eelkõige sina pead sellega ise nagu hakkama saama ja kus on nagu see sinu meelevald, sa pead ise selle otsuse tegema. Sest et kui teine selle ära viskab ja su süda lahti sellest ei ole, on ka ju vähe kasu. Ja sellepärast on see nii, et meil on oma osa, mida me tegelikult tegema peame ja sellepärast pöörame nagu sellele täielikult tähelepanu. Selle taga on tervenemised, selle taga on vabanemised, selle taga on need, ütleme, et vahest on õnnistused kinni, taevad on kinni, vahest on selle taga sedasi, et sa Jumalat ei kuule ja selle taga on tegelikult nii palju ja sellepärast on nii, et me peame tegelikult saama pühaks, et me neid roojaseid asju ei puudutaks, nagu Vanas Testamendis on, et me ei ihaldaks nende pealt seda kulda, mis nende peal on. Need on väga selged Vana Testamendi sellised hoiatused ja asjad. Ja sellepärast, kallid, meie, kes me oleme Uue Testamendi rahvas, meil on see väga selge jutt, et meid kutsutakse üles tegelikult pühale elule. Ja sellepärast on see nii, et see püha elu puudutab seda, et meie tegelikult teeme ise oma elus tegelikult ka neid teatud sammusid, mida on vaja kindlasti tegelikult teha. Nii et nii. Ja seal näiteks 2. Korintuse 6, 17, 18 on siin samas, ütleme, et koht on eelmised salmid. Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist, ütleb Issand, ja ärge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu ja olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb kõigeväeline Issand. Minge, ma käisin siin linnapea vastuvõtul. Enne, kui ütleme, kui ma läksin, mul oli selline nagu äkki teadmine sees, et kui asi läheb ikka väga rõvedaks, siis ma lihtsalt lähen minema. Seal läks üks nõialuuletus, seal ikkagi meile tuli, mis mulle nagu ei meeldinud, ära ma nagu tegelikult ei läinud, sellepärast, aga ütleme selline moment, siis ma leian sedasi, et vaata, kui hakkab üks selline valele altarile ohverdamine ja me seal nääretame juures, jama, eralduge nende hulgast. Ja sellepärast, ega see ei ole tegelikult, ei ole nali. Kas me tahame niimoodi käituda? Andrei Zapoval ütles, lähen pulma. Lihtsalt tuleb klats lauas. Ta ütleb abikaasale, et ta võid tõusem püst, lähen minema siit. Ma ei taha seda klatsi kuulata. Kas sa lahkud oma sõpradest niimoodi, et kui hakkab taga rääkimine pihta, ütled, ai tervist. Me praegusel hetkel lahkume. Sest seda juttu ma ei taha kuulda. Eralduge kõige selle halva hulgast, sest et ärge puudutage röövedat, siis ma võtan teid vastu ja olen teile isaks ja te olete mulle poegadeks ja tütardeks. Ja sellepärast, kallid, see, mida me teeme, kuidas me elame, kuidas me käitume, me peame saama pühaks kõigis oma eluviisides. Ja sellepärast on see nii, et meil on Uus Testament tegelikult nii palju tegelikult, ütleme just sellist, mida meie otseselt peame tegema. Mis ma siin võtaksin veel? Siis võtame selle leivamurdmise salmi ka ja see on 1. Korintuse 11, 32, täna oleme issanda lauas niikuinii ja seal on väga selge hea ütlemine 31 ja 32, 11. peatükk, 1. Korintus. Kui me aga iseenda üle õigesti otsustame, siis ei mõisteta meid hukka. Kui me enest üle mõistame kohut, siis issand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks. Ja sellepärast, kallid, ma ütlesin, täna me tegeleme siin iseendaga.
ei tegele presidentidega, ei tegele õdede-vendadega, ei tegele abikaasadega, ei tegele lastega, vaid tegeleme tegelikult iseendaga. Tegeleme iseendaga, sellepärast et see on, vahest on nii, et me tahaksime kõik paika panna, et kõik saaks ümberringi korda, et siis meil hea olla. Aga tegelikult on hea on olla siis, kui meie eludes saavad asjad tegelikult korda. Ja sellepärast on nii, et aidaku meid Jumal püsida nagu praegusel hetkel nagu sellel kursil. Nüüd võtan lahti 1. Johannese kirja ja 3. peatüki. Ja seal on veel tegelikult, mida lugeda, 1. Johannese kirjast veel. Kõigepealt siis 3. peatükk, nagu ütlesin, ja sealt 2. salm nähtavasti. Kus on öeldud niimoodi: armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest me näeme teda, nagu ta on. Ja nüüd on edasi öeldud: igaüks, kellel on niisugune lootus tema peale, puhastab ennast. Ohoh, mitte ainult Jeesuse veri ei puhasta, vaid igaüks puhastab ennast. Et ise teed, sest me vahepeal lükkasime, kõik see on Jeesus sinu asi, mis mu elus on valesti, tegele sina selle asjaga. Mina lihtsalt elan, küll sa puhastada jaksad. Tead, et sa oled ju suur ja vägev ja sa saad hakkama sellega. Aga see täiesti vale suhtumine. Tegelikult issand ootab meie käest seda, et meie oleksime selle asjaga kaasas. Ja norm, kui kõrgelt veel, just nagu tema on puhas. Et niimoodi puhastame. Olge pühad, Peetrus kirjutab oma kirjas, nagu tema on püha. Olge täiuslikud, Mattiuse evangeelmises ütleb, nagu taevane isa on täiuslik. Ja seal on jutt vaenlase armastamisest. Et vaata see, ja see on meie osa, et Jumal ei armasta vaenlast meie eest. Saad sa sellest asjast aru? Kui sul juhtumisi juhtub olema see hea variant, et sul on keegi ka vaenlane, siis see on sinu asi tegelikult seda lihtsalt armastada ja tõeliselt armastada. Ja sellepärast aidaku Jumal, et see just nii oleks meie eludes. Sest et ega need proovid ja asjad, mis me kõrvale pannakse tegelikult, need pannakse meile sellepärast, et meid õpetada armastama, meid õpetada võitlema, sellepärast, et Iisraelile jaetud neid rahvaid kõiki ära, sest see sugupõlv, kes ei osanud võidelda, nad pidid õppima ka võitluse selgeks selle tõttu, et üldse ka vaenlane oli. Nii et kõik asju tegelikult, need kaasinimesed meile tegelikult võimaldavad, me vahest tahaksime vabaneda nendest, kes meile nagu tunduvad tülikad olema. Nüüd Johannese 1. kiri on lahti, nüüd on veel siit vaja lugeda niisugune koht nagu 1. peatüki 9. salm. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kui me oma patud tunnistame, siis ta annab andeks. Kui me ütleme, et me ei ole patustanud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. No nii, et kallid, pattu on vaja tunnistada. Jakobuse kirjas on niimoodi, et õige inimese palve suudab palju, aga seal on öeldud, tunnistage üksteisele oma eksimused ja võtta, siis saab terveks. No ega me seda neid asju väga teha ei taha, aga Jumala sõna jääb Jumala sõnaks. Ja sellepärast on see, võtame väga selgelt ka seda poolt, et me ei saa patu koha pealt silmi kinni panna, meil on vaja tunnistada tegelikult oma puudujääki asju. Ja sellepärast on nii, et algas jutt meil täna, tule mulle patusele armuline, kui tahad paremini õigeks mõistetult minna. Loeme seda 2. peatüki ka, Johannese 1. kirjast. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu. No pattu ei tee, pole andeks ka vaja paluda, eks, küll on tore. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja isa juures, Jeesus Kristus on, kes on õige. No on teada sedasi, et vaata, kui ikkagi juhtub selline lugu, et pattu teeme, no tänu Jumalale, et Jeesus tuleb meile selle koha pealt appi. Et meil on väga hea tegelikult advokaat, eestkostja. Ja tema on lepitusohver meie pattude eest. Mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Vaata, siin on see selline pilt hästi suurelt lahti, et kui Johannes seda kirjutab, seda ütleb, et mitte me pole need õnnelikud, et kellest Jeesus suri, vaid kõikide eest suri. Nii kui mu vanem vend oli lapsepõlves selline, et kui sõitsime üle Emajõe, siis ta parandas alati ja ütles emale, et ema, see ei ole ainult sinu jõgi, see on kõikide emade jõgi. Et see tundus nagu ema jõgi, et mul emal on üks jõgi, tead siin. Aga ei, et see on kõikide oma, nii et laps ikka parandas. Ja siin Johannes parandab, ütleb sedasi ka, et mitte ainult meie pattude eest ei ole Jeesus surnud, vaid kõikide pattude eest, kõikide teiste pattude eest, keda meie vahest näpuga näitaksime. Aga Jeesus on surnud selle inimese pattude eest ka. Ja sellest me tunneme ära, et me oleme teda mõistnud, kui me peame tema käske.
ja siis no ütleme, et no neid jutlusi saab ka päris palju kuulda, et Uue Testamendi ajal no mingisugust käsumeelsust olla ei saa. No teate, need Uue Testamendi usklikud kukuvad nendesse oma tehtud käskudesse nagu kolin, aga siin ei räägita, noh, ütleme, absoluutselt ei räägita nendest oma tehtud käskudest, vaid siin on öeldud, et kui me Jumala ära tunneme, siis me peame tema käske, mitte neid käskusid, sest et iga kogudus teeb noh, niisuguse oma korra ja kuidas see olema peab ja see on vahest see on niisugune, et hoia sa eest, kui sa õiget asja ei tee ja õiget päeva ei pea ja seda, noh, mida see kogudus välja mõtles või vahest oma eeskirjadesse kuskile pani, see on vahest nii tugev, et noh, et üle kõige selle, mis iganes olla saab, üle Jumala sõnaga. Aga nüüd on nii, aga issand ütleb sedasi, kui me tunneme Jumalat, siis peame tema käske. Kes ütleb, et mina tunnen teda, aga ei pea tema käske, see on valetaja ja tõde ei ole temas. Ja sellepärast, noh, kõik, kui sa armastad ja pead käske, siis sa ei tee ligemesele kurja, sa ei valeta, sa ei varasta, no see on, armastus on tegelikult käsu täitmine, see tuleb selle kaudu ühel hoobil, võiks ütelda. No nii, kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks, sellest me tunneme ära, et me oleme temas. Ja sellepärast on see niimoodi, et tead, seda armastust on tegelikult ikka väga vaja ja sellepärast, et kui me armastame, siis me tegelikult oleme temas. Ja sellepärast on see nii, et ega see, kuidas ütelda, mitte armastamine praegusel hetkel on läinud lahti, ma mõtlen sedasi, et ka kui see Vene-Ukraina sõdagi tuli, siis ütleme, et meie, noh, jäime nagu kõrvalnissi, võiks ütelda suhteliselt niimoodi, et me väga pole pidanud seda positsiooni nagu selliselt võtma, aga ma mõtlen, et slaavikogudused, kes olid Ukrainas ja kes olid Venemaal, no need ikka läksid ikka parasjagu raksu, et kumba poole peal siis see Jumal parasjagu on. Nii kui ikka olen rääkinud sedasi, Jumal on mõlema poole peal. Ta ei ole kellegi poolt, ta on kõikide poolt, iga inimese poolt, kes on Jumala kartlik ja sellepärast on niimoodi, Jumal tegeleb kõikide inimestega ja sellepärast on see niimoodi, et aga meie asi on tegelikult on see niimoodi, et armastada tegelikult ja sellepärast ja see täiuslik armastus ka nendes väga keerulistes olukordades leiab õige lahenduse. Kes ütleb enese püsivat temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud. Et me toimiksime, elaksime nõnda, nagu issand on meile selle eeskuju jätnud. Nii et, kallid, täna me näeme sedasi, et see Uue Testamendi usklik, noh, kes meie siis oleme, seal on ikka tegemist küll. Armastada ja andestada ja kuulekas olla ja ennast puhastada ja mitte puutuda ja eralduda ja kõrvaldada neid asju, mis on elus ja kui tahame, et asjad läheksid hästi. Ja kallid, Jumala vaim on selle koha pealt andmas nõu. Toon nagu selle ühe näite ka, mida Andrei tarvitas, ütles no näiteks, et ühel inimesel oli selline lugu, et lihtsalt üks usklik pere, kelle elu läks väga hästi ja ühel hetkel hakkas kuidagi kehvasti minema, et rahadega puudus ja asjad kuidagi kalvasti, kisub viltu. Ostis turu pealt ühe pildi, lihtsalt see isa. Ilus pilt, looduse pilt ja maja seal peal ja hästi ilus oli maal, ostis ja pani koju seina peale. Aga elu kuidagi kehvad ja teevad kõike, maksavad oma kümniseid ja on väga ustavad, teenivad Jumalat ja püüavad kõik, jamad meil majas on, et kõik on halvasti. Aga palju kordi kogu aeg on selline, et kuule, see pilt on niisugune imelik ikkagi, mis meil siin toas on. Ja siis on see niimoodi, et lõpuks tuleb see lugu välja, no mina seda kõike ei oska ju nii jutustada, kuidas see kõik käis. Noh, ta saab nagu aru sedasi, et kuule, et selles on nagu viga. Siis ta hakkab seda pilti nagu ära kõrvaldama, noh, võtab maha, paneb esiku seina äärde, et enam ei ole seina peal. See on mingi jama pilt, et niisugune tunne, et see peaks siit välja lendama. No, viid esikust ära, viid garaaži. Niisugune, et nagu lahti ei saadast, et prügikasti kohe otsa ei suuda minna taga. Et noh, niisugune, et mingisugune, aga see on üks näitaja selle koha pealt, kui sul on vahest niisugune asi, no mis on nagu käte külge kleebitud, hakkad ära viima, aga no ikka nagu seisab. Tead, no ei saa, tead, no midagi enda küljes sedasi. Teate, mis lõpuks välja tuli? Sest et ööd ja vennad ja kõik seal tuli tappi ja lõpuks guugeldati. Löödi sisse ja see kunstnik, täiesti teadlik satanist selline, kes tegi teadlikult selliseid pilte. Kõigepealt võttis oma lõuendi, maalis siin ühe needuse sõnad alla ja siis kattis uue värviga üle ja tegi siin oma ilusa pildi pealt, inimesed ostaksid, lihtsalt mõnitas inimeste üle, et inimesed võtaksid ilusate piltidega omal needust koju. Aga kuidas me seda aru saame, et ega me seda pilti krappida ei saa, et kas seal ikka keegi midagi kirjutas ka sinna alla või ei kirjutanud, eks. No me seda ei saa teha, aga meil on püha vaim. Tunnetad ära, see on jama. No lihtsalt sellepärast ei taha. Ma ei tea, miks ma ei taha, aga sellepärast ma ei taha, et Jumala vaim annab märku, et ära tegele selle asjaga, ära puuduta seda, ära seda taha.
ja kogu lugu. ja sellepärast on kallid niimoodi, et me ei saa kõike, kuidas ütelda, mingisuguseid analüüsi asju teha ja kõike kontrollida. aga pühale vaimule kuulekad saame tegelikult olla küll. ja sellepärast on see nii, et aga kui me ütleme, seda ei tee, siis ütleme, oleme ohtlikus olukorras. nüüd on see selline lugu, et Vana Testamendi ajal käsud ja need ohvrid ja need ei katnud seda olukorda inimese elus ära ja kõik need probleemid, mis olid. aga et meil nüüd nii, et Jeesuse veri katab kõik ja puhastab kõik ja kõik on nagu väga korras. aga teate, meil on suurem vastutus tegelikult. ja nüüd on see Mattiuse 11:23, järgmine koht, mida loen. Mattiuse 11:23, kus on öeldud ja toodud on võrdluseks Soodom. ja Kapernaum on, seal peaksid kõrvuti olema kaks sellist linna ja Jeesus seal urjutab neid linnasid ja Mattiuse 11:20 kõigepealt, jah. Jeesus hakkas urjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud. no meie tahame, et ärkamine oleks meie linnas, me tahame, et tervenduskoosolekutel inimesed terveneksid, me tahame, et see oleks meie linnas. Jeesus ütleb, et aga kui need asjad on teie linnas olnud, siis te peate olema ikka väga usinalt meelt parandama. Kui need on teie juures sündinud, kui Jumal on teinud teie juures asju ja kui te jätate meelt parandamata, oi, see on milline jama. Ja ta just urjutab neid linnasid, kus kõige rohkem oli sündinud vägevaid tegusid. ja ta ütleb selle häda sulle Koraasin ja häda sulle Betsaida ja nendele ütleb sedasi, et Tüüros ja Siidon oleksid ammu tead meelt parandanud ja nendel on kohtupäeval hõlpsam põli. ja nüüd see 23 salm, no see oli Kapernaum, oli tegelikult see Jeesuse kodulinn, kus Jeesus elas sellel ajal. ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod, mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini. ometi ma ütlen, et teile, et Soodomal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul. Soodomal on parem olukord kui Kapernaumal. me käime seal Kapernaumas praegu ka, kes sinna saab minna, eks. aga kui sa lähed sinna, siis mõtled sedasi, kuule, Soodomal parem lugu tegelikult. ja sellepärast on see nii, et kallid ja eks sellesse, kuidas ütelda, sinna linna ajalukku läheb nagu kõik. seal on nagu võetakse algusest kuni lõpuni, võiks ütelda, selle linna olukord sellel Kapernaumal ka, eks, ja sellepärast on see nii, et ega hetkeolukorrad võivad inimestel erinevad olla, kus on jumala kartus suurem ja kellel on kergem. aga üldises mõttes me näeme, et Jeesus ütles sedasi, mina elasin siin selles linnas, mind te vastu ei võtnud, tegelikult olukord on väga kehva tegelikult teie jaoks. ja sellepärast, kallid, meie vastutus on suurem, ma ütlen sedasi, meie vahest kiitleme, et meil on see superarm, aga meil on tegelikult supervastutus. kui sa seda hakkad mõtlema, meil on palju suurem tegelikult vastutus, meie valgus, meie selgus on palju suurem siin selles maailmas. me lihtsalt ei saa sellele loota, et meil on niisugune issand, et kes meie eest on surnud ja kes meie eest kõik ära teeb ja tema on meie lunastus ja meie pühitsus ja kui loed seda, võtta selle Korintuse kirja algusest, no kõik, tema on kõik. ja mis meil siis viga, et me lihtsalt oleme tema lapsed ja oleme muudkui taevases olukorras ja muudkui valitseme ja oleme suured tähtsad. aga me näeme sedasi, et ei, Uue Testamendi selge õpetus on selle koha pealt, et meil on tegelikult väga tõsine osa, mida meie ise tegelikult tegema peame. nii et ma usun, et väga paljud head kohad täna juba siin loetud. nüüd võtan 2. Timoteuse 3:13, veel üks selline koht. 2. Timoteuse 3:13 ja seal, Paulus ütleb Timoteusele ja kohe on ta siis lahti mul, jah. Ta ütleb sedasi, et kurjad ja inimesed ja petised lähevad ikka pahemaks, eksides ise ja eksitades teisi. me peame arvestama sellega, et eksitajad lähevad ülbemaks, eksitavad tugevamalt, eksitavad paremini, kasutades selleks kõiki võimalusi. Ilmutuse raamatu lõpus on öeldud sedasi, et aga meie oleme selles ajas, kus püha peab minema pühamaks. ja nüüd on niimoodi selline hea mõttekoht selle koha pealt, see on 22:11 ilmutuses, kes teeb ülekohut, tehku veel enam ülekohut. Kes on rüve, saagu veel rüvedamaks, õige tehku veel enam õigust ning püha pühitsegu ennast veel enam. ja sellepärast on niimoodi, et näed, me teeksime kõiki nagu pühadeks, aga me näeme, et kuidagi jumala sõna ütles väga karmilt, et kuule nendele ülekohtustele, et tehke veel hullemini. ja siin ütleme, et vaata, see suund, mis on võetud ja kui meeleparandust ei ole, seal ei ole mitte midagi üle teha. ja sellepärast, aga õigele ta ütleb sedasi, tee veel rohkem õigust. ja sellepärast on nii, et kas need usuelu aastad, mis meil on meid muutnud paremaks ja pühamaks? või on kuidagi nagu alguses oli, et kõik need vanad jamad
millega olid seotud, on ikka lohisevad järgi ja et nagu ei tule nagu sedasi, aga kallid, sõna ütleb väga selgelt, püha peab saama pühamaks. Ja sellepärast on see niimoodi, et ei ole veel vereni vastu pannud võideldes patuga. No kuidas viinale vastu võidelda? Nagu Toode Arno Mooste koguduses oli. Kui sõbrad tulid, pani külatänaval põlved maha ja ütles, et Jumal, aita, et ma ei läheks. Ja kellel sul on kiusatus, pane viinaleti ees põlved maha, Jumal, aita, et ma ei võtaks. Küsivad, mis sa siin teed? Palun seda, et ma sinna lõksu ei langeks. Aga sa pead tegema seda. Aga ma ütlen sulle, parem ära mine sinna. Ja isegi hea, et on tehtud eraldi osakonnad ja asjad praegusel hetkel ja kõik on see selline. Sa pead tegelikult võitma kõik need asjad, mida sa võitma pead. Mitte keegi teine sinust võitma ei tule. Ja sellepärast on see selline lugu, et me lihtsalt peame seda tegema. Püha peab minema pühamaks. Meie asi on seda tegelikult teha. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, ja ma ütlen, koguduses on palju tegelikult neid inimesi, kes salaja, kes tunnistades ja elavad valedes asjades. Ja sellepärast on see niimoodi, kallid. Ma ütlesin täna, ma lihtsalt räägin seda asja, aga me igaüks vaatame endale. Täna selle koha pealt, aga me igaüks peame selle koha pealt tegelema. Ja teate, kui hakkad tegelema ja sa teist hakkad kohut mõistma, kukud varsti, nagu teise lauku kaevad, ise sa sinna lendad. Ja sellepärast on see niimoodi, et viimane asi on, et seda teha. Ainult meie vormis. Lähme issanda lauda, me palume meie vormis täna siin neid patuseid andeks, milles me siin oleme. Ja Jeesus on patuste sõber ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, sa oled kohe mitte kõlvatu, kui sa praegusel hetkel ütled, et ole mulle Jumal patusele armuline. Sa lähed õigeks mõistetult. Sa oled kohe. Ja sellepärast me nähtavasti täna kõik peame seda täitsa ütlema, sest meil siin teist varianti ei ole, kui me tahame õige meelsusega olla tegelikult issanda lauas. Nüüd, ja siis on Danieli raamatu 12.10. Danieli raamatu 12.10, kus sa oled? Ja leiame selle üles, 914 lehekülg. Ja seal on niisugused lõpusõnad Danieli raamatus, aga seal on niisugused huvitavaid ütlemisi. Paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse. Kallid, paljusid puhastatakse. Jeesus ütles, et mõned on sellised, vaata, kes on iseeneste peale lootjad ja on need iseseisvad kõigeks sedasi. Aga paljusid puhastatakse, tehakse valgeks, sulatatakse. Aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda, aga mõistlikud mõistavad küll. Ja sellest, kallid, nüüd täna on niisugune lugu, et ma ei tea, et ega siin midagi palju rohkemat ei saa juhtuda, kas mõistame või ei mõista, ega me nendele õelatele kõike seda selgeks ei tee, et nad ei mõista, sest nad arvavad, et nad mõistavad küll kõike, mida nemad mõistma peavad. Aga, kallid, see on suur Jumala arm, kui tegelikult meie mõistame. Ütleme, Jumala rahva koha pealt on ju väga selge on see, et Jeesus ütleb, et 5 on rumalat, 5 on tarka, 5 võetakse vastu, 5 jäävad ukse taha. Ja ütleme, et Jeesus räägib seda, et kõik ei ole lihtsalt valmis. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga see valmisolek tegelikult meile tuleb, kui me seda enda poolt ka seda teeme, seda pühadusasja, et me mitte lihtsalt ei jäta seda kõike nagu sellises mõttes, nagu Jumal oleks, et sina toimeta. Me peame muutuma meele uuendamise teel. Ütleme see Rooma 12.2 ja me oleme küll sellest rääkinud. Ja meil on niisugune mõte alati sedasi, et see meele uuendamise teel on niimoodi, et muutu selliseks, et oskaksid kõik nipid, kuidas õnnistused kõik kätte saada. Saaksime need nipid kõik kätte, kuidas puhtaks saada. Et kuidas puhtaks saada meele uuendamise teel. Et mis on valesti? Sellepärast, et vaata sellest õndsusest on palju rohkem tegelikult kasu, kui me siin midagi maailmas kuidagi hästi ära elame või oleme. Ja sellepärast, aamen, teeme nii. Tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind selle tänase hommiku eest ja selle sõna eest. Ja Jumal, ma tänan sind, et sa tegelikult oled tahtnud täna meid oma sõna kaudu puhastada. Ja isa, me täname sind, et see on nagu vees pesemine, nii nagu Efesuse kiri ütleb ja sellepärast, Jumal, me täna lihtsalt oleme sinu ees. Ütleme seda, et ole meile patusele armuline. Ütleme seda üheskoos. Ole mulle patusele armuline. Ole mulle patusele armuline. Ole mulle patusele armuline. Ja isa, ma palun, et anna meile andeks
meie kohtumõistmised, mida me oleme mõistnud meie riigijuhtide üle, mida me oleme mõistnud oma õdede-vendade üle, kaasusklikud, oma pereliikmed, abikaasad, töökaaslased, naabrid, Jumal, me täname sind, et tohime lihtsalt armu paluda. isa, me palume, et anna meile andeks, kui me oleme teisi riike mõnitanud ja halvaks pidanud ja halba rääkinud. isa, me palume lihtsalt täna, anna meile andeks kõik see, mida me oleme valesti teinud. ja isa, me täname sind, et meil on veel tõesti see superarmuaeg, kus me tegelikult võime lihtsalt paluda ja vastu võtta seda. aga Jumal, me täname sind, et sa oled veel meile kinkinud ka selle superpuhastumise aja, kus me veel saame, kus sa oled andnud meile veel selle selge meele ja mõistuse ja aru saada asjadest. ja sellepärast, isa, palun seda, uuenda meie meeli, et me võiksime mõista, mis on see sinu täiuslik tahtmine, et me võiksime olla selles, et issand, me täname sind, et me võime paluda seda, et me saaksime sinu sarnaseks. ja isa, me täname sind, et me võime paluda seda, et saada, Jeesus, sinu sarnaseks ja su isa sarnaseks, nii nagu sõnas on õpetatud ja räägitud. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. ja kallis püha vaim, ma tänan sind, et sa ise oled jätkamas seda jutlust täna ka. kui oleme rääkinud meie kodudest ja kohtadest ja sellepärast, Jumal, me palume sedasi, et me kodud ja me elud saaksid puhtaks. et me paneksime maha kõik selle koormava ja patu, mis on vale. ja meie peame seda tegema ja kannatlikkusega jooksma seda meile määratud võidu jooksmist. ja et me vereni vastu paneksime, nii nagu on öeldud, me ei ole seda teinud. ja sellepärast, isa, me palume seda, et see oleks nagu üks elu ja surma peale võitlus, et saada patust lahti ja saada puhtaks. isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et võime seda armu paluda praegusel hetkel Jeesuse nimel. Aamen.